Kõigepealt tere tulemast meie oma mees vormel 1, Paul Aron. Paul, sa oled nüüd sellise pika tee ikkagi läbi käinud ühe autosportlase jaoks, sa oled peaaegu juba kohal, aga noored mehed, tüdrukud, noored poisid, kes siin on, mis sa neile ütleksid? Mis on see, millele peaks nagu tähelepanu pöörama, üks noor võidusõitja peale selle, et loomulikult ta peab olema kiire, aga mida ta veel peaks tegema oma karjääri jooksul, et kõik eeldatavasti läheks õigesti? Eks see on $1 miljoni küsimus, eks ju, et mida veel teha, et tippu jõuda, aga minu teekonna poole pealt see veel väga pikk teekond pole olnud, et ma arvan, et mul on palju pikem teekond veel ees. Aga kõige lihtsam vastus on, et nagu iga spordialaga, nagu iga asjaga elus, seda tuleb teha selleks, et sulle meeldib seda ala teha. Et üleüldiselt tippsport on tegelikult väga keeruline ja kui halvasti läheb väga must teekond ja kui sa ei tee seda õigetel põhjustel, siis võib hakata sind väga korralikult seest sööma. Ma olen seda näinud oma peres, ma olen seda kohelnud teiste võistlejatega, kelle vastu ma olen olnud. Et kui sa teed mingit sporti, siin siis me räägime motospordist, seda tuleb teha selleks, et sulle meeldib seda teha, et sa tahad seda teha. Et mina ei ole kunagi tahtnud jõuda vormel 1 sellepärast, et see on vormel 1, vaid ma olen tahtnud jõuda vormel 1 sellepärast, et see on motospordi maailma tipp ja ma tahan võistelda parimate vastu, sest ma tahan olla ise üks parimaid. Et see, kuidas sa selle visiooni endale peas lood, et kui sa mõtled, et sa tahad jõuda vormel 1, sest et see on lihtsalt äge ja seal sa saad kuulsaks, siis ma ütlen ausalt, et sul väga tore see teekond ei tule, sest see ei ole lihtsalt piisavalt tugev väärtus, mille nimel nii raskesti töötada. Et kõik te noored, kes siin olete, siis pidage meeles, et asju tuleb sellepärast teha, et need teile meeldivad ja kui et millegi pärast tundub, et on ka muid asju, mis sind elus huvitavad, siis kindlasti tuleb seda uurida ja tuleb ka muid asju teha, et mina omast kogemusest võin öelda, et minul oli isaga alati kokkulepe, et ma teen ka muid asju elus ja see oli sellel eesmärgil, et ma saaks aru, kas motosport on just see, mida ma päriselt teha tahan, et minul oli isaga kokkulepe, et koolis peavad olema 4-5 ja ma pidin ka mängima jalgpalli kõrvalt. Ja kõik oli puhtalt selleks, et noorest peast sa tegelikult ei saa väga hästi aru, mida sa teha tahad ja kui sa seod ennast millegiga liiga varakult, liiga tihedalt, on sellest väga keeruline lahti lasta, isegi kui see ei ole tegelikult see, mis sulle südamest meeldib. Et minul seda probleemi ei olnud, mina mängisin jalgpalli ja koolis olid hinded korras ja üks hetk sain aru, et jalgpall mulle ei meeldi nii väga ja jalgpallis ma nii hea ei olnud ka. Ja koolis olid hinded korras, nii et võidusõitu mul lubati teha ja läksin motospordiga edasi, aga tänu sellele olen ma nii kaugele jõudnud, et mul on ikka karjääri jooksul olnud väga keerulisi aastaid ja ma arvan, et kui ma oleks seda spordiala teinud puhtalt sellepärast, et lihtsalt ma noorest peast seda tegin ja enam-vähem olin hea, siis kindlasti ma nendest rasketest olukordadest läbi oleks tulnud. Et tuleb järgida oma südant, tuleb kuulda, mis sisetunne ütleb, et kui sa seda spordiala armastad, kui sa naudid, mis sa teed, siis arvatavasti viib sind ka selline helge teekond, aga kui sa teed asju valedel põhjustel, sellepärast, et saada kuulsaks või mida iganes muud, siis kindlasti see teekond väga lihtne ei tule. Nüüd sa oled otsapidi vormel 1, hetkel küll reservsõitja, aga kas nüüd kart kui selline, kartauto, on üldse unustatud? Mina muidugi vastust tean, aga mis sa ütled neile noortele siin? Ei, kindlasti ei ole, et kõik alati kardist algab, ka minu teekond algas kardist ja siin see kart kuskile kadunud ei ole, et mul tegelikult on võistluskart veel kodus olemas ja iga suvi käima sellega trenni tegemas, et kui kunagi 11 peaks vormelisse edasi minema või üldse keraautodesse või kuskile suuremasse masinasse, siis te õpite väga kiiresti, et sõiduaega antakse väga vähe ja sa proovid saada trenni igalt poolt, kus võimalik seda saada on, et võistluskart on üks asi, millega ma võin iga päev minna raja ja trenni teha ja sellepärast, kui ma ka Eestis olen ja mul aega on, siis seda ma teen. Et jällegi omalt kogemusest rääkides, kindlasti ei ole parimad tavaliselt need, kellel on kõige rohkem talenti, kõige paremad on need, kes panustavad kõige rohkem. Et muidugi sul mingil määral on vaja talenti ja oskust, et sa üldse suudaksid selle tipptaseme saavutada, aga mina oma karjääri jooksul olen mitmeid kordi selgelt tõdenud endale, et ma ei ole tol hetkel olnud piisavalt hea ja teised poisid mu vastu on olnud minust paremad, aga see ei ole kunagi nii jäänud. Et järgmine aasta ma olen nendest kõvemini töötanud ja ma olen neile ära teinud ja järgmine aasta ma olen neist parem olnud. Et
samamoodi ka kardis, kui ma alustasin, siis ma kindlalt ei olnud kõige parem ja mitte isegi lähedal sellele, aga selle asemel, kui võib-olla osad teised puhkasid, mina käisin oma mehaanikuga pidevalt trenni tegemas. Vahet ei ole, kuidas see oli, et näiteks omast näites ma võin öelda, et kui ma noor olin, siis ma ei julgenud üldse mööda sõita, et ma olin väga kiire juba suhteliselt varakult, peale esimest 2 aastat, ütleme kardis, aga mööda ei julgenud sõita ja väga raske on sõita võita, kui sa mööda ei julge sõita ja esikohalt ei stardi. Ja et seda probleemi parandada, siis ma käisin oma mehaanikuga koos, sõitsime hobikarti ja ta sõitis mind lihtsalt esimesed 5 ringi otse seina. Nagu iga pidurdus, ta lihtsalt ei pidurdanud, sõitsime otse seina. Ja lõpuks see jõudis sinnamaani, kus ma läksin nii närvide peale, ma hakkasin teda ise seina sõitma ja ma enam kunagi ei kartnud teist karti. Ja sealt ma sain näiteks lahti sellest probleemist ja ma julgen mööda sõita, sest et ma sain sellest inust üle. Et vahet ei ole, mis on probleem, selle tuleb lihtsalt leida lahendus, nii kaua, kui sulle endale seda meeldib teha. Ja see ongi normaalne, kui sul kõik oskused ja võimekused ei tule sünnist, sest et ükski asi ei tulegi sünnist, eks ju, et parimateks saadakse läbi raske töö, mitte läbi selle, et sa sünnid mingi kindla taseme talendiga. Ja tihtipeale tegelikult elus kõige edukamad inimesed ongi just need, kellel on võib-olla natukene vähem talenti, sest nad saavad aru, et nad ei ole nii head kui teised ja teevad rohkem tööd kui nemad ja lõppkokkuvõttes see raske töö toob suurema saavutuse kui see, et võib-olla sul on puhtalt natukene rohkem oskust. Aga mis sa ütled neile, kes ongi nagu sihi seadnud, et vormel 1 ja kui siis ühel hetkel saabub see tõehetk, et kahjuks 20 kohta, temale kohta ei ole. Kas siis ongi nagu kõik lõppenud, siis autosport lõpebki vormel 1-ga ära või? Ei, kindlasti mitte, et minu vend on esimene kõige lähedasem näide, mis ma tuua võin. Et Ralfil ei olnud sellised võimalusi nagu minul, ma ei ütle absoluutselt, et Ralfi on nii hea kui mina. Ma arvan, et kui midagi, siis ta on vähemalt samal tasemel, aga lihtsalt eluteekonnad lähevad teistmoodi ja Ralfil ei olnud sellised võimalusi nagu minul ja tema vormel 1 nii-öelda uksele oma jalga ei saanud, et muidugi ma ei saa veel öelda, et mina vormel 1 olen, aga sinna vähemalt ma olen lähedale jõudnud. Et tegelikult motospordis on väga palju muid alasi ja Ralf on professionaalne sõitja kereautodes ja ausalt öeldes teenib rohkem palka kui mina. Et selles mõttes on neid võimalusi palju ja sellegi, miks nii-öelda Ralf selle kõigega toime tuli, oli samamoodi, et ta ei teinud seda spordiala sellepärast, et jõuda lihtsalt vormel 1, sest see on vormel 1. Ta tegi seda sellepärast, talle meeldis võidu sõita. Ja lõppkokkuvõttes, kui meeldib võidu sõita, siis vahet ei ole, kuhu poole sa pürgid, kui sa saad seda teha, mis sulle meeldib, siis sa oled õnnelik. Et sellepärast ma ka ütlesin, et on tähtis aru saada, mida sa reaalselt teha tahad, sest et tagasilööke tuleb palju ja kui sul ei ole nii-öelda väärtused paigas ja põhjused, miks sa midagi teed, siis need tagasilöögid on palju suuremad, kui nad peaks olema. Ja niimoodi ongi väga raske tippu jõuda. Et jah, aga selles mõttes motospordis on väga palju erinevaid võimalusi ja vormel 1 ei ole see lõpp-punkt. Lihtsalt miks kõik sinna poole pürgivad on sellepärast, et sul on ükskord elus võimalus sinna saada. Vähemalt see on nii-öelda see üldine arusaam, eks ju. Ja kui sul see võimalus sinna poole pürgida on, siis miks mitte proovida. Et lõppkokkuvõttes see on ikkagi maailma tipp ja kui sa juba sihukesel tasemel võistled, siis miks sa seda teed, kui mitte, et jõuda maailma tippu. Enne kui ma lasen inimestel ka võib-olla küsida siin, et minu viimane küsimus on see, et millal sa järgmine kord vormel 1 rooli istud? No tegelikult juba järgmine nädal. Et uudistes seda nii palju ei ole, aga tegelikult ma see aasta olen juba päris palju vormel 1 autorooli taga olnud ja neid võimalusi tuleb veel. Siis päris vormel 1 autoroolis, mitte üksi simulaatoris? Ei, simulaatoris rääkides ma olen seal iga nädal, et selles mõttes päris vormel 1 autos ja tegelikult saladuskatte all ma ka päris varsti olen ka telekais, aga sellest ma rääkida rohkem ei tohi. Tahab keegi küsida midagi? On küsimusi? Kui küsimusi ei ole, siis ma soovitan soojalt, võtke suur võimas interneedus ette ja sisestage sinna Paul Aron, YouTube, mis iganes, täielik nauding alati perekond Aroni liikmete intervjuusid kuulata. Või tahad sa lõpetuseks ise midagi öelda? Ma ei tea, mis mul ikka veel öelda on, ma arvan, et kõik tähtis sai räägitud, et väga tore, et te kõik siin olete ja tore on näha, et võib-olla üksteist kunagi on samas positsioonis nagu mina praegu, et ma tean, et Eestis see teekond väga lihtne ei ole,
et seal mingit saladust ei ole, et motosport on kallis ala ja tipptasemel maailmas liiguvad suured summad, mida on raske muidugi väiksest riigist tuua, aga sellepärast ma ka siin olen, et ma ise seda teekonda läbin ja loodetavasti, kui mina selle läbida suudan, siis muutub ka kõigi teiste teekond kergemaks. Aga tore näha, et huvi on ja et noored siin panustavad. Veel kord, Paul Aron!